Tervist, Norbert! Räägime täna natukene eelmisest nädalast FC Flora poole pealt ning alustaks kõigepealt Austria reisist, et raske nädal jäi selja taha, 3 mängu pidasite 7 päevaga, et kuidas mehed sellest taastusid ja kas see reis Austriasse täitis enda eesmärki? Ja reis Austriasse kindlasti täitsa oma eesmärki, et mängijad, ma usun, on taastunud okeilt sellest reisist, et eks me oleme harjunud nagu reisima ja mängijad oskavad ka piisavalt hästi iseseisvalt nagu leida võimalust, et kuidas puhata ja kuidas taastuda, et selles osas ma arvan meeskonna seis okei, aga reis läks selles osas ka hästi, et Austria on ikkagi tugev nagu jalgpalliriik ja mängisime tugeva meeskonna vastu ja meeskond ikkagi suutis oma ülesanded väga hästi mängust täita. Kuidas sa seda Altachi võistkonda nii-öelda platsil iseloomustaksid, et mis stiiliga nad mängisid? No Altach on selline sarnane tegelikult Marienamiga, et kui me mäletame Marienami mängu, siis mängiti selliselt võib-olla riskivabalt küllaki, et tagant viidi pall kiiremini ette ja seal rohkem senderdust pika palli peale, et tegelikult Altach on küllaki sarnane. Kuigi meie vastu, kuna me andsime rohkem võimalust mängu ehitada, siis nad olid sunnitud nii-öelda rohkem ka seda mängu üles ehitama lühikeste söötudega ja ma arvan, et see võib-olla saigi neile satuslikuks, et nad oma liigas ei pea niimoodi mängima. Selles mängus tegi ka Märten Kuusk FC Flora eest debüüdi, et kuidas treenerite silmis see tal õnnestus? Märten tuli, ma usun, hästi mängu, sest et ta ikkagi tegelikult pole nagu parema kaitse kohal väga mänginud ja meil ta, ütleme, oli 1 päeva trenni teinud ja kohe pidi tulema mängu, nii et selles osas võib öelda, sai oma ülesannetega hästi hakkama. Nii, kui nüüd rääkida tänasest mängust, mängisite Levadiaga, tundus kõrvaltvaatajana, et jaotasite ka koormuseid seal, et täiesti uus keskkaitsepaar oli teil täna mängus? No ütleme jah, me oleme siin tegelikult kõiki mänge mänginud küllaki selliselt, et üks koosseis mängib 1 mängu ja teine koosseis mängib 2 mängu, nii et me oleme kogu aeg roteerinud ja ei olnud täna ka nagu erand. Et nüüd oli 3 mängu järjest ja see tähendas seda, et pidime tegema veel nagu nii-öelda muudatusi ja keskkaitsesse võtsime siis värskema mehe nii-öelda duublist ehk Avramenko, et oleks piisavalt ruumi nagu taastuda nendel mängijatel, kes pidid mängima Austrias 90 minutit ja see Luka ja Avramenko selles osas said korraku väljakutse endale, aga me oma keskeks oleme juba saanud üht-teist arutada, et tegelikult ütleme, arvestades olukorda nägime ka nii mõndagi positiivset selles nende nagu tegemistes. Jah, kui Levadia mängu vaadata, eks ole, algas ju teine poolaeg väga hästi. Ütleme, viimased 30 minutit tundus, et Levadia haaras initsiatiivi, et kuidas see eemalt tundus, kas see nii oli ja miks see nii oli? No, me lasime natukene oma mängu laiali, et teekuses meil oli esimene poolaeg väga selge selline tiimblokk, et suutsime hoida vastase nagu väravast ohutus kauguses üldjuhul. Okei, me tegime riskantseid otsuseid, millega me lasime muidugi nad väga ohtlikult väravale lähedal, aga ütleme, tiimblokis me järgi andnud, iseenesest võtsime mängu paksena. Siis teine poolaeg hakkasime natukene võib-olla mõnes kohas liiga palju välja astuma oma positsioonidelt ja andsime vastasele selgelt ruumi ja ütleme ka võib-olla eespressingu osas me ei olnud piisavalt nagu ütleme kannatlikud ja piisavalt võib-olla ei töötanud ründajad omavahel nagu koostöös, nii et me andsime rohkem seda mängu Levadia kätte selliste otsustega. Meie värava autor oli täna Svjatoslav Jakovlev, et ta juba teise mängu vist tegi meie rivistuses kaasa, et kas on mingid uudiseid mehe suhtes? No meie jaoks oli ikkagi aeg teha lõpuks otsus tema suhtes, et jah, rõõm oli näha muidugi, et suutis lüüa värava ja me teame tegelikult, et tal kvaliteet jalgpallurina on ja ei ole üldse küsimust, et ta on andeks mängija, aga me siiski näeme, et see, mida me tahame nagu tema poolt nagu juurde saada sellesse mängu, mis me mängime, ütleme, et selle jaoks tal vaja veel kõvasti tööd teha, et me täna ikkagi peame ütlema talle ära ja anda talle head sõnad kaasa sellega, et teeks tööd edasi mees, tuleb kõvasti tööd teha, kui tahab mängida ikkagi Floras. Suur tänu, Norbert, ja edu meeskonnale!